palume monoloogi mitte laskuda ning palume püsida vastusega 1 minutis, kui pole öeldud teisi. Kuulete kella, on aeg lause lõpetada ning edasi liikuda. Enne kui liigume debati põhiteemade juurde, teeme kiire soojendusvooru. Alustuseks saavad järjest sõna kõik kandidaadid. Olge head, võtke 2 lausega kokku, milline on teie nägemus Järva ja Viljandimaast aastal 2035. Ja alustame sotsiaaldemokraat Birgit Sitska, palun. Kaks korda, et sõita Paidesse mitte läbi. Arniklas, palun. Lausega. Aastal 2035 Järva ja Viljandimaa on suutnud realiseerida oma suurepärase potentsiaali, mis tal on. Ja tõusnud sellega piirkonnana. Aastal 2035 jällegi leian, et Järvamaa on üks atraktiivne oma asukoha ja paiknemise osas tänu headele ühendustele siin tahetakse. Ennustama ma ei hakka, aga see, mida vaja oleks eluting. Atraktiivne. Kaugele, kaugtöö. Kiviberg, palun. Ja, aitäh. Ma arvan, et Järva ja Viljandimaa aastaks 2035 on suutnud kogu Eestile anda eeskuju ja näidata, et on võimalik elanikkonna vähenemine seisma saada ja vaikselt kasvule veesegi pöörata, sellepärast et oleme suutnud luua siia väga head hariduse ja eneseteostuse võimalused. Saavad toimetada oma elu elada. Helir-Valdor. Jah. Mina loodan, et tasakaal looduskeskkonna vahel Ermo Täks. Mina loodan, et aastal 2035 noored, kes on jätkuvalt siin piirkonnas tegutsemas, loonud pere, ettevõtmise teha ja näevad tegutsevad laiemalt kui piirkond siin või Ääremaa. Ilusamaks, rahu. Aitäh. Nüüd on kõigile ka individuaal. Kas katuserahad on mõistlik raha jaotamine? Reaalne viis ja ma loodan, et Eri. Sellepärast, et see ei ole aus raha jagamisviis, sest et paneb siin Elar Nigla.
Teeme ühe asja selgeks. Kelle või mille käes soovite EKRE päästa? Need kõik loevad meie programmi, näevad väga selgelt. Päästame Eesti on loosung. Liit sellele meie tänase päeva probleemidele. Neid kriise, mis meil räägime majandusest, räägime graafilisest kriisist. Päästame Eesti, me peame päästma Eesti nendest kriisist täna ja vältima järgmistesse kriisidesse langemist. Parandame toimetulekut. Päästame Eesti ongi just rõhuga sellele kriisidest toime. Inimene on kaotanud töövõime, siis hakkab ta sama töö. Saab vanaks tal tööstaaž, et pensioniks saab 295 eurot. Seda pole tõstetud aastaid. Kuidas on võimalik selle rahaga tänases ühiskonnas ära elada? Selge vastus on, et ei olegi võimalik elada. Jürgen Ligi. Eesti on maailmas tuntud, aga tuleb tõdeda, et ei ole võimalik hääletada telefoni partiid. Seal tekib meil võimekus ka eelnevalt mainida. Jah, väga tehniline küsimus, et mina ei saa sellest ka aru, et see on jäänud valimistel me tuleb. Aga peamine, seal on mingid turvalisuse põhjendused, aga peamine sel teemal minu arust oluline on see, et ausust ju seatakse kahtluse. See on selle toon. Nii ei saa üks valimised varem. Mida tuleks vaesemate maapiirkondade? Jaa. Peame ikkagi ümber vaatama omavalitsussüsteemi. 2007. aastal läbi viidud haldusreform tegelikult ei ole ju päris lõpuni viidud ja osaliselt toimunud rahalist autonoomiat saabunud ja sooviti ja on lubatud korda teha. Ma olen kindlalt seda meelt, et ega siin esialgu paremat rohtu ei ole, kui tuleb tegeleda jagamisega. Omavalitsustel, kes on väga palju jõukamad kui teised, nendelt tuleb võtta neid, kes on kehvemal järjel. See on peretoetus. See on väga oluline küsimus. See oli Järvamaal 43 000 elanikku. Aastal Eestis rekordal sündimus. Meile meeldib või mitte. Erakonna inimestena peame tegelema. Väga paljud teemad küll vältida. Tegemist on keerulise, raske ja delikaatse teemaga. Ma seda ei väldi. Peame otsima lahendusi. Perehüvitiste eelnõu ei vastanda 1- ja 2-lapselisi peresid ega lasterikkaid peresid alates 3. lapsest, vaid arvestavad just nimelt perede vajadustega, kus vaesusrisk ka statistiliste näitajate alusel suurem kui väikestel peredel. Ja mis puudutab laste ja perede võrdset kohtlemist, sama tegi juba praegu koalitsiooni läbirääkimistel ettepanek, laste toetused oleks võrdsustatud 2. ja 3. lapsel programmis ja nagu ma näen, on ka meie konkurentide programmidesse ilusasti sees, et pärast valimisi saavad vähemalt lapsetoetused olema kõikidele lastele võrdsed alates 1. Arvate?
tänaseks vabas ühiskonnas on õiglane hind ikkagi see, millega sotsiaalteenus on valuvaik läbi madalamad ja vastama. Võtan ka enda peale. Arvan, et see sammu võrra peaksime rääkima kuidas ja mida ja kui palju meil tarbime. Mina oma elamises sain päris palju korrektuure teha ja ütleme, et see mõjus mulle kui hea õppetund ja mul suures plaanis jäid elektrikulud samaks, kuna lihtsalt muutsin oma tarbimisharjumusi. Ando Kiiberg, palun. Kõigepealt väike repliik, et mul on ettepanek, et nimetaks Ukraina vabadussõda. Põhjusel, et Ukraina rahvast oma, mitte ainult oma, vaid meil kõigi vabadus. Nüüd järgmine moment, et kõrgetes hindades sõda pelgalt on natuke neid põhjuseid on kindlasti rohkem kui sõda. Kindlasti on Vene Föderatsioon kasutanud. Väljas kohta ei ole, aga see ei ole ainus põhjus. Õiglane hind on jõukohane hind. Helir-Valdor Seeder, palun. Jah, õiglane hind on õiglases ja vabas konkurentsis kujunev turuhind, mida meil täna ei ole, sellepärast et meil ei ole piisavalt tootmisvõimsusi, meil ei ole piisavalt õiglast konkurentsi ja meil on administratiivne sekkumine juba Euroopa Liidu tasemelt, mis puudutab eelkõige siis rohepoliitikat, CO2-poliitikat ja ka börsi toimimine ei ole läbipaistev. Nii et tänane hind kindlasti ei ole õiglane erinevatel põhjustel, aga kui meil oleks aus konkurents ja piisavalt tootmisvõimsusi, siis see olekski õiglane hind. Ja selle nimel peame me kõik pingutama nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Birgit Sitska, palun. Saame kõik üheskoos aru, et see, kuidas me täna oleme energiat enda kodudesse ja igale poole saanud, ei ole enam pädev. Meil on viimane aeg jõuda järgi oma naabritele, kes on viimased 4 aastat teinud meeletult investeeringuid, et minna üle taastuvenergiale. Ka meil on see aeg, meil on 2030 aastal, võiksime me olla seal, kus see on uus normaalsus ja teine asi on see, et kui me räägime energiast ja hästi palju elektri hinnast, siis ärme unusta ära ka neid, kes kütavad puiduga. Ka puidu hind on meeletult tõusnud ja see on ka energia. Pilar Niiglas, palun. Jaa, selge on see, et tänane energiahind on ebaõiglane, sest et see ei ole meie Eesti inimestele, Eesti ettevõtetele jõukohane ja paljuski on selles süüdi lõppkokkuvõttes kogu Euroopas väga selline ebamõistlik rohepöörde poliitika. Kui me vaatame, mis me viimaste aastakümnete jooksul tegelikult Euroopas teinud oleme, me oleme sidunud ennast Vene gaasiga, täna me näeme seda tulemust, me oleme loobunud kivisöest, me oleme loobunud mitmel pool ka tuumaenergiast ja samal ajal teinud taastuvenergia investeeringute koha pealt väga ebapädevaid otsuseid.
ja tänases olukorras, kus me oleme, Eestis, kus meil on oma maavara, meil on põlevkivi, millest elektrit toota, meie rahvuslik rikkus, siis me oleme valinud selle tee, kus tegelikult Eesti inimene, Eesti ettevõtja kannatab ja maksab kinni Euroopas tehtud väga kehvad energiapoliitika otsused ja me peame olema selles osas palju sõnakamad Euroopas. Nii, Oliver Rohesalu, palun. Põlevkivi väheefektiiv. Aastat tagasi ma õppisin põlevkivi. Keskkonna mõju, kõik need negatiivsed mõjud lihtsalt trumpavad üle, mis iganes kasu. Jürgen Ligi, palun. Jäi ütlemata, et õiglane kindlasti ei ole see, kui me jätame järeltulevatele põlvedele ära kõrbenud maailma ja elukõlbmatud paigad. See ei ole õiglane, aga minu esimese repliigi mõte on ikkagi selles, et praegu on energiahinnad kõrged pakkumise vähesuse tõttu, nii et lolle soovitusi, et võimalikult odav ei maksa anda, sest et see defitsiidile peale maksmine tekitab suurema defitsiidi, nii et ikkagi investeerimine ja vastutustundlik tootmine, vastutustundlik. Andres Laiepää, palun. Jah, ma nõustuks Oliveriga, et fookus tuleks seada selgelt taastuvenergiale, et Eesti on väike riik ja siin ei saa nagu joosta energiatootmise arendamisel kõigis erinevates suundades. Et see tuumajaama projekt, mis praegu on välja käidud, on ju selgelt nagu ebarealistlik, samamoodi vesiniku laialdane kasutamine, et on utopistlik lahendus, et mis jääb, see on tuul, päike ja biogaas ja koostööjaamad. See on nagu, mida tuleks arendada. Muidugi ka uurida maapõue energia kasutamist. Praegu juba need uuringud käivad, et jätkata. Toomas Tammik, palun. Ma saan esimese repliigi teha mõttekäigule, et äärmiselt tagurlik tänases situatsioonis rääkida. Pikas plaanis me tõesti peame ikkagi vaatama uusi energiatootmisviise Järva vallas, kus käimas eriplaneering tuulepargi osas, millest võiks saada mõne aja pärast Eestimaa suurim maismaa tuulepark. Teadlikult neid protsesse hoiame võimalikult kiires tempos just sellepärast, et me näeme, et see on tuleviku suund ja tossavaid korstnaid tegelikkuses nii palju meil tarvis ei lähe, et ikkagi nutikad lahendused ja uudsed lähenemised võiks meie teadvuses olla. Tohib repliigi korras. Et jah, selles mõttes meil ei saa olla midagi selle vastu, et me vaatame otsa alternatiividele väga tõsiselt, sest ka põlevkivi ei ole lõputu ja ka see ei ole jätkusuutlik energiatootmise lahendus. Me peame kindlasti väga tõsiselt kaaluma tuumaenergia võimekust Eestisse loomiseks, aga samal ajal mina arvan, meil peaks olema ka piisavalt sellist talupohjamõistust, et vanasse kaevu ei sülitata ennem, kui uus on valmis, eks ole. Et täna me oleme olukorras, kus me olemegi ennast vastu seina jooksnud, lihtsalt sellepärast, et me oleme asju teinud vales järjekorras, vales tempos ja me ei tohiks Eesti inimesi, Eesti ettevõtteid tegelikult ka rahvusvahelist, kui me vaatame majanduslikku olukorda, rahvusvahelist konkurentsivõimet väga tõsiselt hävitava löögi sellele panna, tegelikult kogu Eesti ühiskond sellest lõppkokkuvõttes kaotab ja võidavad need, kes on suutnud endale ise mõistlike otsuste tagajärjel korraliku energiavarustuse endale tagada, olgu see siis fossiilkütus või mitte. Kõik on vastanud ja palume veel, et kui vastate, siis rääkige mikri. Järgmise küsimuse juurde. Elektrihindade tõusuga räägitakse järjest enam ka taastuv energiale üleminekust. Milline on teie nägemus selles küsimuses ning kas teie arvates oleks Eestisse mõistlik rajada ka tuumajaam, kui jah, siis kuhu? Jürgen Ligi, palun.
Tuumajaamale jah, loomulikult nägemus on ka fikseeritud Eesti, ma usun juba seaduse tasemel, et ei ole minu komisjon, aga mõte on ikkagi, et meie võimsus kataks ära 30 aastaks oleks kaetud taastuvenergiaga ja stabiilsed varustuse tagamiseks on tuumajaam võti taastuvenergiale, et selles mõttes sellega veel ei keerata kinni kogu põlevkivi tööstust, aga loomulikult see peab hääbuma, kui me tahame tulevikku ka. Oliver Rohesalu. Minu nägemus tuumajaamast on praegu see, et tore idee, arvesse praegust Ukrainas, Zaporižžja näitel, selge julgeoleku oht, reaalselt sul peab olema 200 kilomeetrine teed sinna lendama, palju pahandust teha. Lihtsalt see, ma ütlen jälle, see oht üle antud hetkel, et nii kaua kui Venemaa on meil julgeolekuoht, see on väga tark idee. Ando Kiviberg. Meie nägemus on see, et esiteks me peaksime väga tugevasti kasvatama tempot selles osas, mis puudutab tuuleparkide ja päikesejaamade planeeringuid, et me suudaksime neid võimalikult kiiresti püsti saada. Et ehk siis esimese järgulas kindlasti otsustav rohepööre, aga selle toeks on vaja juhitavaid võimsusi ja meie kindel toetus kuulub siin ikkagi tuumajaamale ja selles mõttes ei ole pädev võrdlus võib-olla Zaporižžjaga, sellepärast et see, mida näiteks Fermi Energia Eestisse kavandab, see mastaap on hoopis midagi muud, oluliselt väiksem ja mis puudutab asukoha kohta, siis mina usaldaksin isiklikult ja nii on ka meie erakonna seisukoht, et usaldada teaduslikke uuringuid, kuhu seda on kõige otstarbekam rajada. Ermo Teksuisna, jah. Kas tuumaenergia on taastuvenergia? Ilmselt mitte, aga samas küsimus nad koos on. Ma arvan, et me peaksime vaatama üle oma vajadused, mis puudutavad energia kasutamist, analüüsime läbi kõik võimalused, mis on selle katmiseks taastuvenergiate varal puuduvale osale leidmises katteallika, milleks võib olla tuumaenergiaalliks ei pruugi olla, aga mis ma tahtsin veel öelda on see, et me peaksime vaatama natuke laiemalt jällegi, et praegune energiadefitsiit on ikkagi paljuski ju Leedu energiadefitsiidis kinni. Me müüme seda väljapoole ja kui seda väljapoole on kasulikum müüa kui sissepoole, siis tõuseb ka meil hind. Et me selles mõttes peaksime olema ka natuke üle piiride vaatega ja vajadusel olema võimelised katma ka naabrite vajadust. Birgit Sitska pole. Jah, minu arvamus on see, et selleks, et sellele küsimusele vastata, on vaja Eesti energeetikal pikka kava, et me saaksime paika panna, mis meil tegelikult vaja on ja kuidas me seda kõige tõhusamalt ja keskkonnasäästlikumalt lubada saame, aga kindlasti tuleks arendada meretuuleparke ja päikeseenergiat ka palju rohkem ära kasutada. Aitäh! Toomas Tommik, palun. Jah, et ütleme, et sellised arutelud, kas tuumajaam võiks tulla, kindlasti neid peab pidama, et seda ei panda ühe sellise tunnise aruteluga paika, et ma olen kõige selle poolt, et neid teemasi arutleda ja kõik see kasu ja kahju koosmõjus vaadata, et see mõistlikud lahendused leida, et mina leian küll, et tuumajaama arutelu ei tohiks kuskile maha matta ja seda arutelu peab hoidma ja selles suunas liikuma. Ja ma ütlen ka ära, et jah, absoluutselt tuumaenergiale üleminek, see on üks väga palju tõsiselt võetavaid alternatiive sellel ei olegi ja isegi kui toimuvad investeeringud päikeseparkidesse või tuuleparkidesse, siis juhitavaid võimsusi muud moodi väga meil mõistlik alternatiive nende saavutamiseks ei ole, nii et jah, tuumaenergiale. Jürgen Ligi, palun. Ma igaks juhuks juhin tähelepanu, et meil on energiamajanduse arengukava Eestil olemas, et seda ei ole vaja hakata välja töötama.
ja kõik see planeerimise kiirendamine, kõik see on tänu hinnatõusudele ka toimumas, et selles mõttes on hästi, aga mille tahaks küll ära õiendada, on jutt 3 või 6 sendisest elektrist, et see oli võimalik ajal, kui oli palju taastuvenergiat, aga põlevkiviga me ei saa mingit 3 sendist elektrit, et see on pettus, ärge seda võtke tõsiselt. Rääkimata sellest, et keskkonnakahjud peaksid ka hinna sees alati olema, mida siiani ei ole olnud või kaua aega ei olnud. Andres Laiapää, palun. Et nagu siit näha oli, selle tuumajaama projekti eestvedajate lobitöö erakondade juures on kandnud vilja, et peaaegu üksmeelne see toetus neil sellele, aga muidugi, kui mõelda kliimamuutustele, et maailmas tervikuna tuumaenergia on kindlasti üks asi, mis aitab nagu kaasa sellele süsinikdioksiidi õhku paiskamise vähendamisele, aga konkreetselt selle Eesti projekti puhul on ju, et tahetakse kasutada tehnoloogiat, mida kusagil maailmas ei ole nagu praktikas tehtud veel. Et Eesti peaks siis olema selline mingis mõttes nagu katselabor. Et võib muidugi uurida ja kaaluda ja proovida ja sinna mingid rahasid alla panna, et seda kõike teha, aga mis sellest lõpuks välja tuleb, et mulle isiklikult tundub, et see on üsna selline ebarealistlik projekt lihtsalt. Kuluallikas lihtsalt tuleb sellest. Elar Niglas, palun. Ja kommenteerin natukene Jürgen Ligi sõnakunsti meistriklassi, et 3 sendine elektri hind on võimalik, sellepärast et tänasel hetkel Eesti Energia omanik on Eesti riik, see on riigi ettevõte, Eesti Energia saab müüa elektrienergiat meie kodumajapidamistele, meie ettevõtetele sellise hinnaga, nagu meie seda ütleme. Järgmine küsimus muidugi selles, et me räägime hinna kujunemisest siis, ja vaatame täna energia hinna komponente, räägime CO2 kvoodist, me räägime taastuva keskkonnatasudest ja üldse siis me näeme, et tegelikult selles valdkonnas vabaturumajandust väga ei ole. Väga palju on pandud paika elektri hinnast juba kas Euroopa Liidu poolt või ütleme nii valitsuskabinettides. Et otse loomulikult see on võimalik. Aga selle üle, et milline on selle majanduslikud tagajärjed, kui kaua meil on seda võimalik selliselt teha, milline see on konkreetne kilovati hind, kõik need nüansid, et see on otse loomulikult pikem arutelu, kui me siin saaksime pidada. Helir-Valdor Seeder, palun. Eesti taastuvenergia potentsiaal tuleb maksimaalselt välja arendada, aga seda tuleb teha targalt. Nii tuul, päike, biogaas, ka puit, kõike seda peab kasutama, aga me peame ka arvestama seda visuaalset reostust. Me kindlasti ei soovi, et kõik Eestimaa põllud oleks täis päikesepaneele. Me ei soovi, et igal pool oleks tuulikud visuaalselt, mis panevad pikas perspektiivis meie arengu kinni. Me kindlasti ka ei soovi, et me hakkame massiliselt nagu Hruštšovi ajal maisi kasvatama, et biogaasi tootmiseks biomassi oleks, mida me ka täna Eesti põldudel näeme ja nii edasi. Nii et kõike seda tuleb teha läbimõeldult, süsteemselt ja planeeritult. Mis puudutab tuumajaama, siis selleks on vaja teha uuringuid, analüüse, tuleb teha uuringuid, analüüse, see on minu ja Isamaa seisukoht, enne kui me langetame lõpliku otsuse. Me Eestis ei ole saanud hakkama puidu väärindamise tehasega, Nursipalu laiendamise ja palju muude väiksemate projektidega kui tuumajaam. Ja aeg sai läbi. Oliver Rohesalu, palun. Ja selle biomassi koha pealt, et umbes 56% me olmeprügist on biojäätmed, et kui reaalselt sorteeritakse ka välja biojäätmed, millest saab biogaasi toota, siis see parandaks märkimisväärselt võimekusi, et Tartus nad ühistransport bussid kasutavadki biogaasi. Aga me räägime siin energiatootmisest, võime ka juurde lisada ka siia, et mis me nende vooluvõrkudega teeme. Et neid tuleks ka ümber ehitada, et saaks taastuvenergia jaoks sobivaks. Et ebastabiilsuse kompenseerimiseks siis toota salvestusjaamasid ja ka võib-olla ka luua Norra ja Rootsiga neid ühenduskaabel, millega siis nende hüdrojaamadega ühendada. Aitäh! Andres Laiapää, palun. Jah, et nõustuksin härra Seedriga, et ka tuuleenergia kasutamisel on kindlasti oma keskkonna jalajälg ja et põldude täisehitamine päikeseparkideks ei ole ilmselt kõige mõistlikum maakasutus. Nii et väga oluline on energia säästmine, kokkuhoid. Üks suur asi, mida riik saaks selle jaoks teha, on toetada KredExi kaudu siis senisest veelgi suuremas mahus elamute rekonstrueerimist, et paraneks nende energiatõhusus.
samamoodi arendada edasi ühistransporti, tasuta ühistransporti siis, väheneks inimeste vajadus autodega sõita. KredExil on minu teada veel päris suured summad vabad, et täiesti on võimalik ka praegu taotleda. Ma tean, et huvi on madalam kui eraldatav eramajapidamistel just. Puhul minu meelest on seal üsna kiiresti need summad ära läinud. Ja ma just eramaja pean silmas. Tuleb ilmselt kuidagi liigutada neid rahasid seal ühest jätkuks kõigile. Liigume siis järgmisi küsimusi. Vabadussõda Ukrainas on näidanud, kui olulised on suhted meie liitlastega Euroopa Liidus ja NATOs. Kui oluliseks peate häid suhteid väliste partneritega ning mis suunas näete arengut? Oliver Rohesalu, palun. Liitlasi tuleb hoida, et nii NATO, ÜRO, Euroopa Liidu tasemel hoida meie suhted üleval ja vältida siis koostööd selliste riikidega, kes üritavad siis meid sähu teha, öelda. Aitäh. Ermo Täks, palun. No minu arvates on meil väga tugev ajalooline kogemus vaatamata selle väiksele riigi eale, mis võrreldes teiste riikidega meil pakkuda on, aga see teise maailmasõja enne periood õpetas minu väga hästi, et me ei saa jääda ise rippumatuks sellises keerulises situatsioonis. Selles olukorras valikuid teha nende teadmiste põhjal, mis meil on, meie käest on äärmiselt keeruline ja kõige kindlam ja tulemuslikult tundub ikkagi seda olevat teha koostöös teistega, kes väärtused sama väärtus, mis meie. Jürgen Ligi, palun. Ma ei saa salata, et meie peamise vaenlase, mitte öelda ainsa vaenlase unistus on see, et meil liitlasi poleks, et Euroopa riigid mureneksid üksikuteks, seisaksid vastu ja räägiksid ainult iseseisvust kaitsevõimest. Et see on olnud Eesti, ütleme ka rahvusliku liikumise juhtmõte, et saagem eurooplaseks, olgem eurooplased. Et väga vastutustundetud on need Euroopa ühtsust lõhkuvad poliitilised aktsioonid, mida siin Eestis ka korraldatakse juba ja Eesti suur juhtmõte peaks ikkagi olema, et ei kunagi enam üksi, et tõepoolest Pätsu ajal nägime selle ära. Ei ole meil võimalik suure Venemaaga üksi võidelda ega teda eemal hoida, vaid see on Ukraina on ja mudel sellest, kuidas riik üksi jäi ja teised Venemaa naaberriigid on kõik selle näited, mis juhtub, kui ei ühineta teist. Toomas Tammik, palun. Ja nõustun eeskõnelejatega, et mina leian samuti, et väiklane oleks liikuda teistsuguses suunas kui see, mida Eesti seni käinud on. Me oleme ikkagi nii Euroopas kui ka maailmas üks tervik ja me sõltume üksteisest, et kindlasti heade sõprade olemasolu on oluline ja seda suunda tuleb hoida. Aga ma tahan ka öelda, et see ei takista meil olemas eestlased ja patrioodid Eesti riigi osas, et ma arvan, et igas erakonnas on neid, kes on tõelised Eesti patrioodid ja Eesti eest võitlejad, nii et see mõte ka. Ando Kiviberg, palun. Ja aitäh, ma olen paljuski eelkõnelejatega nõus. Nüüd üks moment, mida tahaksin esile tuua, et me tohiks hetkekski lasta ennast ära petta mõttest, justkui oleks sõda Ukrainas pelgalt Venemaa ja Ukraina vaheline asi. Et see, et ukrainlased praegu oma vabaduse eest võitlevad ja nagu ma enne ütlesin, siis meie kõigi vabaduse eest, see on tegelikult, see võib olla ainult sissejuhatuseks palju laiemasse konflikti, aga kindel on see, et päris paljud maailma riigid, kus ei ole demokraatlik elukorraldus, kus ei ole vabadusi, jälgivad üsna tähelepanelikult, et kuidas see lugu seal läheb, sest on päris kindel, et näiteks Hiina ainult ootab ja paljude märkide järgi ka vaikselt ikkagi juba toetab Venemaad, vähemalt senistel andmetel mitte surmava abiga. Et
see ei ole pelgalt seal mingisugune lokaalne asi, mis toimib, et me peame nendes asjades olema jah, päris tähelepanelikud ja seepärast liitlased on erakordselt tähtsad ja vajalikud. Helir-Valdor Seeder, palun. Liitlassuhete arendamine peaks olema iga Eesti diplomaadi ja poliitiku igapäevane töö. Ja Eesti kuulumine erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, ÜRO, NATO, Euroopa Liit, UNESCO ja teised, see tagab meie kuulumise läänemaailma ja olemise osaks rahvusvahelisest õigusest. Ääretult oluline on liitlased ja rahvusvaheline õigus, need reeglid, mille järgi siis tsiviliseeritud demokraatlik läänemaailm tegutseb. Ja see on Eesti jaoks julgeoleku tagatis. Paremat tagatist meil väikeriigina selles geopoliitilises asendis ei ole. Palun. Jaa, minu vastus on lihtne. Täpselt nii, nagu iga inimene siin saalis ja Eestis üldse on eraldi täiesti iseseisev isik, siis kõik inimesed, lähedased ja toetajad tema selja taga ja ümber teevad teda ainult paremaks ja aitavad tema arengule kaasa. Eestiga on täpselt samamoodi. Elard Niklas, palun. Jaa, absoluutselt liitlassuhted on äärmiselt olulised, aga sealjuures kindlasti on üks asi, millest me peame liitlassuhete kõrval rääkima, vähemalt sama oluline, on meie Eesti enda inimeste kaitsetahe, oskus, valmisolek, teadmised, et me suudaksime sinna panustada ja tegelikult kui liitlased näevad, et me ise oleme valmis ja me ise võtame seda meie julgeolekuohtusid väga tõsiselt ja me panustame sellesse, siis on ka liitlastel lihtsam meil abiks olla, kui meil seda tarvis on. Meedias käib pidevalt läbi, et Ukraina sõda on ka meie sõda. Kas me sellega mitte ei tõmba ennast ka sõtta, nagu öeldakse, mida küsid seda? Iver Rohesalu, palun. Ukraina peab toetama. Kui me tahame lõpuks, et need, kes ukrainlased meil pagulastele siia on tulnud, tahame tagasi koju saaksid, siis peab neid toetama. Põhimõtteliselt see ongi nagu kõigi meie üks ühine eesmärk peaks olema. Sest kui me neid ei abista, siis lõpuks juba Venemaa tuleb ka siia. Jürgen Ligi, palun. Loomulikult on see meie sõda. See on samade väärtuste eest, sama vastase vastu, sama ühiskonnakorralduse eest, liberaalse demokraatia eest, mis Ukrainas toimub ja Ukraina jäi sellest rongist maha. Ei langetanud küllalt kiireid otsuseid, aga see ei tähendanud, et teda saaksime praegu üksi jätta. Kui jätaks Ukraina üksi, siis jätaks järgmine riik varsti, nii et igal juhul on see ka meie sõda ja väga õige on, et meie relvad põletavad Vene tanke seal, mitte ei oota kodus, et äkki millal nad tulevad, et ikkagi seal tuleb see asi ära teha. Helir-Valdor, palun. See on ilmselt teine küsimus, kus kõik vastajad on ühel meelel. No tõenäoliselt on. Aga loomulikult on see meie sõda ja Vene impeeriumi ambitsioonid ei ole kuhugi kadunud. Õpime ajaloost, mõtleme ajaloo peale ja arvame, et nüüd on toimunud maailmas ajaloo pöördepunkt ja saabunud 1000-aastane rahuriik. Mõeldes Venemaale, seda ei ole juhtunud ega seda ei juhtu. Nii et see sõda Ukrainas on ka Eesti eest, kui Ukraina peaks kaotama, siis järgmised on Baltikum, teised Vene impeeriumi äärsed piiririigid, nii et see on meie sõda. Ando Kiviberg, palun. Jaa, aitäh. Mul ei ole selle sõja kuuluvuse osas väga palju lisada, aga mida ma tahaksin võib-olla rõhutada täiendavalt sellele, et ukrainlastele sõjalist ja majanduslikku abi osutada, mida kindlasti me peame aitama teha ja tegelikult natukene seda ka Jürgen juba viitas, on nende siseriiklikud ja nii-öelda avaliku halduse ümberkorraldused, et kindlasti on paljud teist kuulnud, et näiteks korruptsioon on Ukrainas päris tõsine probleem, millega praegu sõja ajal päris otsustavalt tegeletakse, aga siin saab Eesti oma kogemustega päris kenasti ja oma kusjuures ka liitlastega, mitte lätlaste, leedukatega, nõnda edasi, appi minna, et kuidas meie tulime siis sellest nii-öelda nõukogudeaegsest süsteemist välja ja aitasime
oma ühiskonnal ümber korralduda. Et nende kogemustega me saame neid väga palju aidata ja tegelikult kogu ühiskonda aidata ja kasvatada nende hulgas ka siis seda usku, et vaba, hästi korraldatud demokraatlik ühiskond on tegelikult väga hea võimalus igalühel oma arengut suunata ja valida. Ermo Täks, palun. Jah, et ma tahtsin ka rõhutada seda ajaloolisest perspektiivist, et eelmine sajand oli see Eestimaa pinnal 7 erinevat riigikorda, mis kokku lugeda. Inimene võis elada 7 riigis ilma kodust väljumata. Ja kes ütleb, et täna see on kuidagi rahunenud või seda, see ei kordu, ilmselt seda ütlejat ei ole. Venemaa kõrval elamine on risk, nii või teisiti. Loomulikult väga selge poolte valimine ühest küljest nagu tekitab viha, austatud naabrist võib-olla, aga teisest küljest ka nõrkuse näitamine sellises olukorras või siis hirmu välja näitamine sellises olukorras oleks vale. Me näeme täna, kuidas Saksamaa tegutseb, ei anna tanke, tegelikult ikka annan. See minu arvates on veel nagu valem käitumine kui see, et me valime selgelt poole ja püüame selle oma väärtustes seista, kartmata seda, mis sealt tulla võib. Toomas Tammik, palun. Pean oluliseks ka lihtsalt rõhutada seda sama, mida eeskõnelejad ütlesid, et selgelt see on meie sõda. Andres Laiepää, palun. Jah, et ma nõustun siin eelkõnelejatega, aga täna siia sõites ma lugesin bussis sellist väljaannet nagu London Review of Books, mis on Briti kultuurileht, Eestis Sirp. Selle viimasest numbrist jäi silma reklaam Anton Hansen Tammsaare romaani Tõde ja õigus 2 esimesel osale, mis on nüüd siis avaldatud inglise keeles. Ja esimese osa kohta kasutati seal sellist sõna nagu tolstoilik, ehk siis viide tuntud vene kirjanikule Lev Tolstoile. Teise osa kohta kirjutati siis selles reklaamtekstis, et dialoogid on võrreldavad suurte vene romaanikirjanike omadega. No, see on see, nagu, kuidas meid lääne poolt vaadates sageli nähakse, et Eestit nagu defineeritakse kuidagi Venemaa kaudu. Et selles mõttes geograafia mingis mõttes ikkagi on saatus, et Venemaa on meil siin kõrval ja pikemas perspektiivis on vaja kuidagi jõuda mingite normaalsete suheteni. Aga see muidugi eeldab seda, et Venemaal toimub kõigepealt tõeline režiimi muutus ja et millal see tuleb, ei tea. Aga lihtsalt, et kunagi loodetavasti ikkagi midagi nagu muutub selle. Ma siiski kommenteeriks, et see ei ole päris nii, et kõik on ühel meelel. EKRE esimees ju teatas, et see ei ole meie sõda, teda ilmsesti närvi see. Ma loodan, et Elar ei hakka sellele faktile vastu vaidlema, see ongi lihtsalt leitav. Väga vihased avaldused selles suunas, et me nimetame seda oma sõjaks, aga muud võimalust meil, kui venelased seal ära kustutada tegelikult ei ole selleks, et hoida ära rünnak enda ja oma liitlaste vastu. Niklas, palun. Nii. Mida mina tahtsin öelda, on see, et 2014, kui tegelikult sai alguse see Vene agressioon sellisel kujul Ukrainas, Krimmis, siis peale seda, kui Krimm annekteeriti, et üks selliseid suuremaid ohtusid oli see, et me tegelikult läänes ja üleüldse maailmas unustame ära selle, mis seal toimub. Et inimesed justkui harjuvad väljaspool Ukrainat, kes otseselt selle konfliktiga seotud ei ole, harjuvad selle reaalsusega, et Euroopas on sõda. Täna me näeme seda, et seda ei ole võimalik unustada ja see, et see toimub meile nii lähedalt, see, et see käib selliste stsenaariumite alusel, mida Venemaa on korduvalt üritanud ka teiste meiega saatust jagavate riikide vastu, siis see näitab täna seda, et me peame olema riigina esiteks ühiskonnana väga valmis tegema väga otsustavaid samme julgeoleku ja elanikkonna kaitse osas. Ja ma arvan, et seal ei ole aega sellega, et me saame oodata mingisuguste hangete järgi või mingisugust, me teame, täna on julgeoleku valdkonnas väga suured tarneraskused, et me peame olema otsustavamad. Birgit Sitska, palun. Selle pika jutu lõppu ütlen, et ka sotsiaaldemokraadid arvavad 100%, et see on meie kõigi sõda ja olen kõigi eelnevatega nõus, kes sarnaselt arvasid. Valdur Seeder, palun. Mul oli repliik Jürgen Ligi repliigi kohta, et Martin Helmet ei ole siin, ma pidasin silmas täna laua taga olijaid, küll aga ma olen mures natukene EKRE partei distsipliini pärast, kui ma neilest kuulan.
arvamusi tõesti on parteides erinevaid, kui me mõtleme ka Keskerakonna mõnede tipp-poliitikute avalduste kohta, mis puudutavad Ukraina-Vene sõda. Nii et selles mõttes on ka Eestis mõtlemise koht, kui homogeensed me oleme ja kas me oleme tervikuna üksmeelel selles küsimuses. Ilmselt seda päriselt väita ei saa. Nii, Toomas Tammik, palun. Ma siin eelkõnelevate tipp-poliitikute tasemele hetkel ei lange, sest tõesti mina leian küll, et ühte patta kõik inimesi iga kord panna on ka väiklane. Aga ma tahangi öelda, et meie siin piiri ääres oleme kõige lähemal Venemaale ja kindlasti läbi meie on võimalik seda sõnumit kaugemale Euroopasse viia, sest ei ole ka saladus see, et ega Kesk-Euroopa tunnetab seda olukorda mõnevõrra teisiti, nii et kui meie ei julge seda teha, siis ega see sinna Kesk-Euroopasse ka nii lihtsalt ei levi. Ma arvan, et see oli Winston Churchill, kes ütles, et oli valida häbi ja sõja vahel, valisid häbi ja said sõja, nii et siis on mõlemad tingimused täidetud, et täna me peame kindlalt seda teistmoodi käituma. Niklas, palun. Jah, siin on mõned repliigid olnud, et ma arvan, et on äärmiselt vastutustundetu täna kasutada sellist väga habrast julgeoleku olukorda ära ja tegelikult me oleme kuulnud erinevaid väljendeid, et ma ei tea, et rahvusmustriga Kremli käpikud või mis iganes, eks ole, et selleks, et tegelikult ühte erakonda, kes väga selgelt on alati välja käinud oma veendumused selles osas, meie rahvusriigi ees seismise osas, meie julgeolekupoliitika osas, me oleme olnud väga otsekohesed ja meil on olnud alati väga selge plaan, kuidas me tegelikult Eesti julgeolekusse panustaksime ja minu meelest on nagu kahetsusväärne, et see on pandud selliselt täna siin ka läbi nende repliikide, mida me kuulsime valimisvankri ette, et ühte erakonda sellise desinformatsiooni levitamisega laimata. Et selge on see, et me oleme Eesti eest väljas ja selline demagoogia ei lenda nagu kaugele. Nii. Siinkohal tõmbame siis joone alla julgeoleku teemale ja liigume edasi hariduse teema juurde. Haridusvaldkonnas saab Eestit tuua hea näitena kogu maailmas. PISA-testide järgi võiks öelda, et oleme maailma tipus. Sellegi poolest tuleb süsteemi pidevalt arendada, et ka tulevikus saaksime oma riiki tuua eeskujuks teistele. Saame rõõmuga tõdeda, et Eesti kõrgkoolid kuuluvad maailma tippu. Kindlasti paljud tänased siinviibijad on tulevased tudengid mõnes meie kõrgkoolis. Muret tekitab kõrgkoolide rahastus. Kas tänases kõrgkoolide alarahastuse olukorras tundub kõrghariduse maksustamine vajaliku sammuna või peaks riik rohkem panustama oma elanikkonna haridusse? Irmo Täks, palun. Väga lähedane ja üsna otseselt puutuv küsimus mind ennast, aga see alarahastuse teke on olnud põrdamisi pikaajaline. Ma heidas kinda meie seniste juhtide kapsaaeda, kes ei ole seda ette näinud. Jah, et me oleme sinna üldse jõudnud. Ma natuke kahtlen, kas me kuulume nüüd maailma paremiku hulka. Keskkoolis küll. Kui me jõuame siin, kui tudengid jõuavad ülikooli, siis see tase kipub kukkuma. Eestis esimene ülikool, kus 250 hulgas on Tartu Ülikool, teine ülikool jääb sinna 500 piirimaile. No saaks paremini. Ja sellises olukorras, kuidas nüüd, kui hinnad on tõusnud, kui energiahind on tõusnud, kui palka vajavad nii keskkooliõpetajad kui arstid ja õed ja politseinikud ja tuletõrjujad, ma tõesti ei näe seda auku seal rahakutis või seda summat rahakutis, mida sealt annaks välja õgitseda ja paisata siis kõrghariduse toetamiseks. Mis on nüüd positiivne on see, et kõrgharidus suudab ise tegelikult endasse investeeritud raha nagu tagasi teenida. Et see ei ole päris nagu tulutu tegevus sinna investeerida. Kahjuks me ei ole osanud ka seda väga hästi enda kasuks pöörata. Loodame, et tulevikus õnnestub see paremini. Nii et jah, praegu mina näen küll seda varianti, et
vähemalt osaliselt tuleb see teha tasuliseks, aga tasakaalustada seda võimalike toetuste süsteemiga, sest vastasel juhul meil ei ole õppejõudusid varsti enam ülikoolis olemas. Oliver Rohesalu, palun. Mina näen, et minu erakond näeb, et teaduse rahastamine on investeering meie riigile, ta ei ole mingi kulu. Et sellest tuleb kindlalt investeerida kõrgharidusega inimesed, teadus on meie nagu igas valdkonnas oma suurt mõju. Ning me pooldame ka siis selle praeguse valitsuskoalitsiooni ette nähtud kõrghariduse rahastustõusu, mis on 15%. Jürgen Ligi, palun. Jah, selles mõttes see 15% aastas on kokku lepitud, aga kui populaarne on mingid kulusid nimetada investeeringuteks, et mõni nimetab ka hulle pulka investeeringuks, aga riigile on see kõik ikkagi kulu, see on väga kallis asi ja see on selline kulu, mis saab osaks siiski nendele, kes on tulevikus jõukamad, õnnelikumad, tervemad, elavad kauem, need on statistilised seosed. Ja suurim kasu või kasu, osa kõrghariduse kasust on väga individuaalne. Et selles mõttes meil on praegu vist programmis, kui ma ei eksi kirjas, et esimene kõrgharidus tasuta, aga teine juba. Ja siin on jutt ainult sellisest väga mõõdukast tasust, mis tekitab teatud puhvri ülikoolide lektorid ju praegu teenivad vähem, kui on kooliõpetajad, mis ei ole jätkusuutlik. Vaatamata sellele 15% on kõrghariduse rahastamine väga pingeline, nii et see vastutus pluss raha ise on iseenesest probleemid. Andres Laiapea, palun. Vaatepunktist on kindlasti oluline teema näiteks tulemusstipendiumid, mis on praegu suhteliselt madalad, 100 eurot ja neid jagatakse vähe. Et võib olla ka nii, et pääsed magistratuuri paremusjärjestuses esimesena, aga ei saa seda või sa õpid ainult A-dele ja 5-le, ehk siis mõttes, aga ei saa seda, sest et seal nende stipendiumite jagamisel on ka oma kvoodisüsteem ja erialade paremusjärjestused, et sinna kindlasti oleks üliõpilaste vaatepunktist raha juurde vaja. Helir-Valdor Seeder, palun. Mina toetan tasuta eestikeelse kõrghariduse jätkamist, peaks olema Eestis tasuta kättesaadav ja me peame vaatama laiemat pilti, kui me räägime tasulisest kõrgharidusest olukorras, kus Soomes ja Rootsis võimaldatakse Euroopa Liidu kodanikele tasuta ülikooliharidust, tasuta kõrgharidust ja kui Sibeliuse akadeemias on võimalik tasuta õppida ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ei ole, 80 kilomeetrit on vahe, millise valiku siis üliõpilased teevad, et see konkurents on ka laiemas plaanis see, mis reguleerib ka meie tegevust või peaks reguleerima. Küll aga on vaja vaadata õppelaenude ja õppestipendiumite toetussüsteem üle, nii et oleks võimalik saada suuremat õppelaenu ja tagasimakseperiood võiks olla pikem ja sama puudutab ka stipendiumeid, et need peaksid olema suuremad, läbi mõeldud ja seda peaks laiendama. Elar Niglas, palun. Jah, ma tahaksin selle teema võib-olla siduda paari eelmise küsimusega, mis siin ka üleval olid, et esiteks, kui me räägime eesti keele elujõulisusest ja eesti keele edust teaduskeelena, siis on äärmiselt oluline see, et me suudaksime panustada piisavalt kõrgharidusse, et kui me räägime doktorantuurist või me räägime magistri õppekavadest, et meil oleks võimalik ka tegelikult laialdasemalt eesti keele avada laialdasemalt eesti keele magistriõppekavasid ja tegelikult, et ka see osakaal doktoritöödest, mis täna on alla 20%, mis tehakse üldse ja kaitstakse eesti keeles, et ka see osakaal oleks suurem. Et mitte ma ei taha öelda, et inglise keele ja selline väljendusoskus selles osas ei oleks oluline, aga me samal ajal peame tagama ka eesti keele elujõulisuse selle kõrval. Ja teiseks seesama, mis ka äsja öeldi, et toetuste ja stipendiumite süsteem tuleks üle vaadata ja üks oluline koht seal on kindlasti see, et kui me räägime noortest inimestest, kes soovivad peret luua või soovivad pere loomise kõrvalt ka koolis käia, et see toetuste ja süsteem ja ka õppelaen ja selle tagasimaksmine oleks siis seotud sellisena, et pere loomise juures tegelikult nende inimeste finantskoormust vähendatakse. Toomas Tammik. Jah, ma tooksin isegi sellise isikliku näite kõrghariduse
poole pealt, et kas see peaks olema tasuta, ütlen, et isiklikul näitel tänu sellele, et see oli tasuta, meie peres suutis pere nii-öelda kõrghariduse tagada kõikidele lastele just selles vaates, et isa sisuliselt 10 aastat, meid oli 4 tükki peres, siiamaani on lapsi, ja 10 aastat ta lihtsalt maksis kõrgkoolis käimist, see ei olnud probleem, ta pingutas selle nimel, aga ütleme, et kui seal oleks üüri- ja elamiskulud tuli niikuinii tasuda, toidurahad samamoodi, et kui seal oleks tulnud sisse ka mingi kõrgkooli maksupool, siis ma arvan, et see võib seada päris halba olukorda mõned inimgrupid ja selles osas tuleb seda jälgida. Aga ma tuleksin ühe koha peale tagasi, võib-olla natuke allapoole liiguks, et täna on meil õpetajatega palju probleeme, aga siin ma tahakski ütelda, et see kohanen hästi, et siin on ka kivi teiste erakondadega kapsaaeda, kes on sellega kokku puutunud, et kas meil lõpuks on neid õpetajaid, kes koolitavad inimesi, kes ülikooli lähevad, et see on üks uus vaade juurde veel. Ermo Täks, palun. Soovisid sõna ikka? Ma küll ei võtnud sõna, aga... Kumb see nüüd räägib? Ando Kiviberg, palun. Hariduse kohta tegelikult ma saan aru ikkagi laiem küsimus kui pelgalt kõrghariduse osas, et meil on alus- ja üldhariduses päris hulga lahendamist nõudvaid küsimusi, et see õpetajate puuduse lugu juba kõlas siit läbi. Nüüd üleminek eestikeelsele haridusele ka, see tuleb ikkagi lõpuks tulemuseni viia, et otsuseid küll on tehtud, aga tuleb selle eest päris jõuliselt veel pingutada, et asi ka jõuaks sinna, kuhu me tahame, et ta jõuaks. Nüüd, mis puutub kõrgharidust, siis Eesti 200 positsioon on selgelt, et eestikeelse tasuta kõrghariduse võimalus peab säilima, aga tuleb meil teha siis selline ühiskonnaülene kokkulepe selle kohta, et meil see rahastus ei oleks iga-aastane selline kauplemisobjekt, vaid omab mingisugust selget pikemat perspektiivi. Ja midagi ma tahtsin veel öelda. Küll, kui tuleb millegi, siis pärast lisan, aitäh. Birgit Sitska, palun. Ja ka mina olen kõrgharidusest rääkides selle poolt, et eestikeelne tasuta kõrgharidus peab säilima. Ja miks on see, et ka mina olen just äsja lõpetanud bakalaureuse ja ma näen, kui palju on meie ümber inimesi, kes isegi tasuta kõrgharidusega saavad vaevu õppelaenuga läbi. Et sellest tulenevalt arvan ka seda, et õppelaenu ja stipendiumite süsteemid tuleb läbi mõelda, ümber teha, kui inimene on väga-väga tark ja andekas, aga ta ei saa ülikoolis käidud sellepärast, et ta peab ülikooli kõrvalt käima tööle, et ära elada või süüa päevas midagi rohkemat kui makarone, siis see ei ole okei. Ja teine asi, mis mind väga häirib, on see, kui noor astub ülikooli teades, et tal on tasuta õppekohti ja siis tema poole õpingute pealt otsustatakse, et see on nüüd ingliskeelne õppekava, et saaks seda raha küsida selle õppekava eest, et see on seadusauk ja see on väga inetu, et meie Eesti ülikoolid üldse sellist asja teevad. Jürgen Ligi, palun. Vaat kui me haridust nimetame investeeringuks, siis ta on ju ka üksikisiku tasemel investeering. Et seal on kaks, üks on ühiskonda ja teine siis iseendas ja seal see vastutuse loomine tegelikult on loogiline ja see, milles siis kõrgkoolid ise, mida nad taotlevad, on väga minimaalne õppetasu, mis on pigem madalam kui praegused lasteaiatasud. Ja et mingit kolli ei ole siin mõtet ehitada, küll aga raha kokku kogudes saab tõsta hariduse kvaliteeti. Et meil ei ole siin mingist radikaalseid ettepanekuid, aga tõepoolest see peaks olema kokkulepe siis kõrgkoolidega, kes tegelikult tunnistavad vajadust, et tasuta on natuke kasuta. Oliver Rohesalu, palun. Ma tahtsin nõustada juba siin selle Birgiti ja Toomas eelneva jutuga, et ma ise olen ka nüüd tudeng Eesti Maaülikoolis alates septembrist. Et ma näen ka, kui just selle elukariduse tõusmisega, kui raskeks elu läheb, et praegu siin teha tööampse ja käia nädalavahetusti tööl siin maal, et siis ütleme, et pool minu sissetulekust läheb üüri peale, ülejäänud siis toit, eks ju, ja vaba aja veetmise viisid ja mida iganes veel võib ootamata ette tulla. Et see
väga keeruliseks. Et sellepärast jah, selle õppelaenu reformi koha pealt, et peabki see näiteks see intress olema tegelik, võrduma selle tegeliku elukallidusega. Kõik. Toomas Tammik, palun. Mulle tundus, et vahepeal mul kell vist oli kuidagi, käis liiga kiiresti, et ma natuke lisan. Et ma tooksin ühe näite, millega on näiteks kohalik omavalitsus tegeleb, et õpetajate puudus oli probleemiks, HTM teeb ettekirjutuse kohalikule omavalitsuse, et teil ei ole koolis õpetajaid, lahendage probleem, aga samas on nagu, ja muidu, kui te seda tingimust ei täida, siis määratakse teile trahv selle eest. Ega ma kade ei ole, ma võtsin ühendust, et nad võivad selle trahvi teha vallale, sest ega see probleemi ei lahenda. Ja see on see näide, kuidas riik tahab karistada kohalikku omavalitsust selle eest, et nemad on midagi eelnevalt tegemata jätnud. Et kes tunneb puudutatuna, siis ma ei tea. Ermo Täks, palun. Kui rääkida kõrgharidussüsteemist nagu laiemalt, siis meie riiklik huvi võiks olla kõik, kes vähegi suudavad õppida ja tahavad õppida, eks. Ja selles mõttes on hea meel tõdeda, et meil on täna väga palju väga motiveeritud noori inimesi, kes tahaks minna õppima. Et me ei tohiks kuidagi nende soove ja tahtmisi nagu alaväärtustada, vaid peaks leidma võimalus. Eks ole, on see tasulise või mitte, või tasuta kõrghariduse näol, aga ühiskonna rikkus tuleneb ikkagi tema tarkadest, edukatest ja nutikatest inimestest. Ja see on see, millega see kõrgharidussüsteem peaks täna toime tulema ja millega me oleme tõstes raskustes. Andres Laiapea, palun. Mainiks siis ka seda teemat nagu õpetajate läbipõlemine. Et alustavate õpetajate läbipõlemise suureks põhjuseks on kindlasti töökoormus, et kui kohe täiskohaga minna õpetajaks, siis see on üsna vaevarikas. Et mina töötan ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajana, aga poole kohaga, samal ajal nagu omandan õpetajaharidust ülikoolis. Ma olen õppinud ajalugu ja riigiteadust, aga mitte nagu õpetajaks. Kui seda täiskohaga peaks tegema, siis see oleks ikkagi keeruline. Jah. Mo Täks, palun. Mõtle veel võib-olla see juurde, et kui rääkida Eesti potentsiaalist, eks, et siis me kipume käima neid vanu rada pidi, tahame toetada tööstust ja selleks on vaja kutseõppekeskusi arendada, mis on ka kahtlemata vajalik, aga kui me räägime nagu võimalikest väljakutsetest, mis Eesti või võimalust, mis avaneb, siis mina nimetaks 2 märksõna. Selleks on digitaalne majandus, mille maht täna vist vaatasin järgi 11 triljonit. Jah, tööstuse käive täna on 35 miljardit. See vahe on 100-kordne. Ja teine on see, et on alanud kosmosevõidu jooks. Et NASA teeb sel aastal sõidu ühe asteroidi juurde, psühhe juurde, mille väärtust nad hindavad 70 kiljonit, mis on siis, no ütleme 70 000 korda suurem kui Eesti või kogu maailma tootlikust täna. Et kui õnnestuks selle siia sikutada, eks ole, siis need rahateemad kaoks. Lühidalt, haridus on selle kõige alus. Ilma hariduseta me ei sõida kosmosesse, ilma hariduseta me ei saa osa sellest digitaalsest majandusest, mis on meie oma. Ando Kiviberg. Jaa, ma tahtsin ühe loosungi siia siiski lõppu veel lajatada, et meie erakond kindlasti ei näe haridust pelgalt kuluna, me näeme teda investeeringuna, ehk siis kulutusena, mis peaks tooma tulevikus tagasi või siis võimaldama tulevikus kulusid kokku hoida. Tark rahvas on tervem rahvas, tuleb omada ka paremini toime ja maksab ka kõrgemaid makse suure tõenäosusega. Nii, järgmine küsimus nüüd. Järjest enam pööratakse Eestis tähelepanu vaimse tervise teemadele. Kas ja millisel määral peaks riik panustama vaimse tervise tugisüsteemide arendamisse, et ennetada vaimse tervise probleeme ning vältida noorte läbipõlemist? Birgit Sitka, palun. Jah, peaks, kindlasti peaks, 100% peaks. See on tänasel päeval nii suur probleem, eriti väiksemates kohtades ei ole võimalust saada jutule, samast näiteks Tallinnas suurtes koolides on koolid nii suured, et isegi koolipsühholoog ei suuda hommikust õhtuni lapsi vastu võttes tegeleda kõigiga, kes vajaks tähelepanu, kas või vajaks ühte väikest tõuget selleni, et iseendaga edasi liikuda.
ehk siis jaa, see on väga suur probleem ja riik kindlasti peaks panustama, see peaks olema lähedalt kättesaadav ja see peaks olema vähemalt noortele tasuta kättesaadav. Ja lisaks seda tuleks ennetada, see tähendab seda, et iga noor peaks saama võimaluse leida vähemalt ühe tasuta huviringi oma kodu lähedal, mis aitab tal koolistressist eemale saada, tegeleda millegagi, mis teda huvitab ja nii-öelda kasvatada oma sõprusringkonda. Aitäh! Jürgen Ligi, palun. No loomulikult kõik on nõus sellega, aga see muutus on ka toimunud, et selle aasta üks prioriteete, kus lisaraha rohkem anti, oligi vaimne tervis. Aga üle ei maksa ka seda psühhiaatria poolt või psühholoogia poolt tähtsustada, et kõik tugiteenused tegelikult leiavad järjest suuremat tähelepanu ja on vajalikud, aga võti ikkagi nende probleemide vältimiseks algab pigem varem, on siis liikumine, looduslähedane elu ja nõnda edasi, et kõik ei juhtu arstikabinetis sõna otseses mõttes, aga jah, loomulikult tähelepanu sellele valdkonnale on järsult kasvanud. Oliver Rohesalu, palun. Ma tahan veel lisada siia oma roheliste sihukese punkti programmist, mis võib-olla noortele huvi pakuks, et noorte kultuuripass on niisugune idee meil. Väärtus peaks olema siis 400 €, et siis alates 18 aastateks saades saab noor kuni 21. eluaastani saab siis tarbida erinevaid kultuuriüritusi, teenuseid ja raamatud osta, mida iganes, ja just Eestis. Aitäh! Birgit Sitska, palun. Jürgen Ligile tahaks vastu öelda, et vaimne tervis ei ole ainult see, mida lahendatakse psühhiaatria kabinetis. Et see on palju laiem ja palju suurem teema ja me alles hakkame nägema, mida need koroona ajal kodus oldud aastad noortega tegid. Need, kes läbisid sellel ajal, ma ei tea, ajavahemikku 10–12, nende elu on selles mõttes kapitaalselt muutunud, nad võib-olla ei julgegi enam avalikus kohas sõna võtta. Need probleemid on nii erinevad ja neid on nii palju, et jaa, me oleme teinud häid samme selle suunas, aga see vajab veel liikumist ja rohelistele see idee on väga hea, aga meie arvame, et kultuuriportfell peaks suurenema vähemalt 150 €, et iga noor saaks kultuuri nautida. Vahet ei ole, mis kujul. Toomas Tammik, palun. Ja kindlasti tänases perioodis on see vaimse tervise küsimus väga aktuaalne ja põhjendatud ja kindlasti on see noorte seas, aga üleüldse ühiskonnas samamoodi, et see tugi peab olema väga laialdane. Et selles osas ma kindlasti nõustun, et seda tuleb teha ja sellel fookus suunata. Teisalt õppinud ka õpetajaks saan ise öelda seda, et ka lihtsatest lahendustest ja sellistest tegevustest on kasu, seesama, mida ka Jürgen ütles, et tegelikult terves kehas terve vaim, et tõesti kõik me ise peaksime liikuma ja siin ongi üleskutse, vaadates tänavust aastat, mis on kuulutatud liikumisaastaks, siis sellega tegelema, sest see on üks nii-öelda antidepressant, kui sa liigud looduses. Helir-Valdor Seeder, palun. Jah, loomulikult tuleb tegeleda rohkem nii ennetustegevusega kui ka tagajärgedega, mõlemaga paratamatult. On vaja meil rohkem sotsiaalpedagooge, psühholooge, aga ennetustegevus on loomulikult viljakam ja odavam lõppkokkuvõttes. See tähendab jah, mõistlikku liikumist, head füüsilist tervist, looduses olekut, raamatute lugemist. See tähendab seda, et noor saaks tegeleda oma huvidega. Suurematest linnadest kaugemal on see keeruline, valikuvõimalused on väiksemad, aga see on väga oluline, et sa saad tegeleda nende asjadega, mis sind huvitavad. Nii et kõigi sellega on vaja tegeleda ja tegeleda rohkem, kui seda seni tehtud on. Ma arvan, et see on jälle järjekordne küsimus, kus me oleme siin enam-vähem ühte meelt. Ja tahan nii palju öelda, et see probleem ei puuduta ainult noori, see puudutab kõiki ja koroonajärgselt tuleb arvutist inimesed välja tuua, rohkem otse suhtlema. See puudutab ka täiskasvanud, sealhulgas ka poliitikuid. Jürgen Ligi, palun. Jah, ma ei tea, kuidas see nüüd
selline tõlgendus sai, nagu ma oleks öelnud, et vaimne tervis algab siis psühhiaatri kabinetis. Et ma just sellest räägin, et ennetus on olulisem ja siin on vajakajäämisi väga palju, kaasa arvatud jah, otse öeldes ka noorte füüsiline vorm, aga see tasakaal vaimse ja füüsilise vahel aitab ka kabinette vältida, mis ei tähenda, et nendele, nagu ma juba ütlesin, ei pöörataks rohkem tähelepanu kui seni, et see võiks öelda, vist on meil isegi vaimse tervise aasta, kui ma ei eksi. Ja kindlasti on eelarve aastas oluline nuts, ma ei mäleta, mitu miljonit enam peast, aga lisati sellele valdkonna. Nii et ei alga sealt. Andres Laiapea, palun. Mul on üks konkreetne soovitus noortele, et sõnastades veidi ümber ühte tuntud ütlust, ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, mõtle, mida sina ise saad teha enda jaoks. Esimene asi on siis korralik unerežiim, et mitte ööd läbi üleval istuda. Sooritusvõime kohe paraneb. Soovitan lugeda Kene Verniku raamatut Hea une tööjuht, praktiline käsiraamat tunnetusest jagusaamiseks. Palju asjalikke soovitusi. Palun. Jaa, ma kõigepealt tahtsin liituda selle sama väitega, et eks see puudutab absoluutselt kõiki, mitte ainult noori. Aga kui me räägime konkreetsemalt, siis eks igal põlvkonnal on omad sellised mured, millega tuleb tegeleda, mille ennetamisega tuleb tegeleda. Ja kui me vaatame tänast sellist nooremat põlvkonda, siis selge on see, et muutused ühiskonnas, haridussüsteemis, perekonnas, kõik see on meid mõjutanud laiemalt, et kui me seda teemat, et see, et me seda valdkonda peame rahastama ja tegelikult nendele tugiteenustele tähelepanu pöörama, siis paljuski see on ka sellest, et meie ühiskondlikud muudatused teatud, mis on toimunud, on lihtsalt mõjunud noorel põlvkonnale negatiivselt, aga eks see on niivõrd lai teema, et seda siin selle minutiga kokku võtta on väga keeruline. Ermo Täks, palun. Ma natuke ühineksin eelkõneleja soovitusega, et ei tohiks nagu päris vastust ära võtta iseenda elude eest, et nii lihtne on öelda, et tehke minuga midagi, aidake mind, eks. Aga esimene ülesanne parempoolses võtmes on see, et iseendaga toime tulla, siis saab ka teisi aidata, eks. Et see on niisugune lõputu jada. Ma ei tahaks, et me selle teele astuksime, et iga probleemi jaoks peab olema riigil lahendus. Eks peame tulema iseendaga toime ja siis on ka riik tugev. Eesti on olnud iseseisev juba 30 aastat. Miks pole me siiani läinud üle täielikult eestikeelsele haridusele ning miks võtab üleminek täiendavalt 7 aastat? Millise muutuse kutsub eestikeelne haridus esile ühiskonnas? Jürgen Ligi, palun. No selline üldine seaduspära on, et teatud muutused lihtsalt juhtuvad omal ajal ja venekeelseks hariduseks või eestikeelseks hariduseks järelikult ei olnud seda valmisolekut. Ma olen läbi sõelunud 30 aasta stenogrammide Riigikogus ja mitte kusagilt peale 2017. aasta, kui ma ise selle eelnõu esitasin, ei olnud tegeldud alus- ja põhiharidusega. Kogu aur läks gümnaasiumidele. See oli valest otsast alustamine. Aga üldjoontes on tähtis, et see valmisolek tekib teatud hetkedel ja siis lähevad need eelnõud ka läbi. Et tolle ajale veel ei läinud ja peaasi, et nad nüüd lähevad. Läti on meist juba ees. Läti keel on võib-olla natuke ka lihtsam venelastele, aga mis muutused, loomulikult sidusam ühiskond, venelaste potentsiaali parem ärakasutamine, vähem konflikte, ühesugune inforuum, julgeolek, sellised muutused. Helir-Valdor Seeder, palun. Lühike vastus on see, et ei ole olnud poliitilist valmisolekut ehk laiapindset kokkulepet, et sellele üle minna. See ongi olnud peamine põhjus. Ja nii nagu Jürgen ütles, ma olen siin temaga nõus, et tuleb kasutada neid ajaloo hetki, kus ühiskondlik valmisolek ja poliitiline valmisolek olemas on. See Riigikogu koosseis suutis seadusandliku baasi
luua nüüd järgmistest koalitsioonidest sõltub see, kas see ka tegelikult ellu viiakse. Ja miks selleks kulub 6-7 aastat? Loomulikult on vaja see realistlikult ellu viia. Üleöö praeguses olukorras ei muuda midagi ja eks selle on teinud ka keerulisemaks see, et hariduse korraldus jaguneb riigi ja omavalitsuste vahel ja paljude koolide pidajad on omavalitsused, mis on venekeelsed koolid, venekeelne elanikkond ja seal selle kiire elluviimine üleöö ei ole realistlikult võimalik. Nii et see vastuvõetud seadus on väga hea, kui me selle ellu viime, oleme me suure sammu astunud edasi Eesti ühiskonna sidususe suunas. Ando Kiviberg. Jaa, aitäh. Ma kardan, et siin tuleb nüüd see koht sisse, kus tuleb asju natukene laiemalt vaadata ja et, mina küsiksin nende vastuste peale, mis me siin äsja kuulsime, et aga miks siis seda tahet pole jätkunud. Nüüd ma väljendan täielikult oma isiklikku seisukohta ja minu arvates ikkagi probleem algas ikkagi sealt, kus kui me põhiseadust vastu võttes või seda kirjutades sinisilmselt arvasime, et on väga hea mõte ikkagi mittekodanikele anda valimisõigus. See kõlab praegu päris radikaalselt, palun väga vabandust juba ette selle pärast, aga see tekitas olukorra, kus aeg-ajalt teatud poliitilistel jõududel tekkis kiusatus flirtida, kuidas öelda siis, Kremli-meelse valijaskonnaga ja nendele meeldida, püüda nendele meeldida ja lubada neile, et ei toimu venekeelsele haridusele üleminekut. Seda on juhtunud korduvalt, me oleme seda tegelikult näinud. Ja võib-olla siin peitub ka üks nendest vastustest küsimusele, miks on tegelikult minu arvates väga mõistlik see valimisõiguse küsimus siin päris otsustavalt üle vaadata. Mingis osas Eesti ühiskonna on olnud selle põhimõtte pantvangis ja vähe sellest ka seesama venekeelne kogukond on kahjuks olnud selle sama põhimõtte pantvangis, ehk siis neil ei ole tekkinud tänu sellele sellist tõuget, eks ole, areneda ja muutuda ja võtta vastu tegelikult päriselt enda ühiskonnaliikme staatuse Eesti riigis. See on minu arvamus. Andres Laiapea, palun. Valimisõiguse kohta kõigepealt märgiks, et kui seda praegu nagu hakata ära võtma nendelt Venemaa ja Valgevene kodanikelt, nagu erakonnad lubavad, ju sisuliselt tõugatakse neid inimesi sinna Kremli käte vahele. Et neid on ju Eestis päris palju, tegelikult isegi kokku rohkem kui Järva ja Viljandimaal valimisõiguslikke kodanikke. Tuleb nagu arvestada ka sellega. Seal Ida-Virumaal toimuma hakkaks. Ja teine asi, mis puudutab seda haridust, siis Eestis kehtib jätkuvalt vähemusrahvuse kultuuri autonoomia seadus, mis näeb tegelikult vähemusrahvustele ette õiguse ja võimaluse luua omakeelseid õppeasutusi. Seda ei ole tühistatud. Valdur Seeder. Mul on repliik. Loomulikult ei ole normaalne, et meiega sõjas olev riik, nagu me siin üksmeelselt tõdesime, selle riigi kodanikud omavad Eestis õigust moodustada poliitilist võimu. See on elementaarne, et seda me ei võimalda neile ja seda väga paljudes Euroopa riikides ei ole üldse antudki. Nii et see on esimene märkus. Nüüd Andole ma tahaks vastuseks öelda, et mitte poliitikud omast tarkusest lihtsalt ei võtnud põhiseadust vastu, vaid põhiseadus võeti vastu rahvahääletusel. Ja see, mis puudutab Vene kodanike hääleõigust, see on antud täna seaduse, mitte põhiseadusega. Tõsi, siin on küll üleval vaidlus, et kui seda ära võtta, siis põhiseaduse üks paragrahv on seal mitmeti tõlgendatav. Nii et see on juristide vaidlusmaa, kas me peame ka nüüd hakkama põhiseadust muutma, kui me tahame ära võtta või mitte, aga see õigus on antud siiski täna seadusega, mitte põhiseadusega otseselt. Andres Laiapea, palun. Eelkõige nendes omavalitsustes osa elanikest nagu kaotaksid selle tulemusel hääleõiguse. Kuidas nende inimeste meelsus siis muutuma hakkaks, kas Eesti suhtes sõbralikumaks teie arvates tõukaksime neid just sinna, kui ei taha tegelikult neid tõugata. See on nagu see murekoht. Pilar Niiglas, palun. Ja, me võime rääkida väga pikalt ja laialt sellest ajaloost, et miks või kelle pärast ühte või teist asja pole tehtud. Aga täna on see aeg ja ma loodan, et järgmisel ka Riigikogu koosseisul on ja nendel poliitikutel on seda otsustavust, et tegelikult need otsused ära teha ja neid rakendama hakata.
ja samamoodi, mis puudutab ka sellesse valimisõigusesse, siis absoluutselt on ainult loogiline, et Eesti Vabariigis saavad Eesti elu üle otsustada ja valimistel hääletada Eesti Vabariigi kodanikud. See on põhimõte, mille rakendamiseks samamoodi ma usun, et täna on seda õige aeg teha ja ma loodan, et poliitikutel on piisavalt otsustuskindlust, et see ära teha. Jürgen Ligi, palun. No repliik, kui juba jutt läks valimisõigusele, siis ei ole tegelikult omavalitsustes kuskil mittekodanikud ülekaalus, et ikka Eesti kodanikud on ülekaalus. Aga tõepoolest see on siuke kohaliku otsustamise teema, kus vaidluse ruumi on, et see oli Laari valitsuse ajal, kui võeti see antivenelastele kohalik valimisõigus. Tol ajal oli selleks väga tugev rahvusvaheline surve meil ja ega me ei osanud nagu väga vastu vaielda, aga probleem on nüüd põhiseaduslik selle poolest, et kord antud õiguse äravõtmine on keerulisem kui andmata jätmisena, et Läti jättis andmata, meie andsime, aga õigust ära võtta, selleks on vaja väga häid põhjendusi ja see ilmselt läheks Riigikohtusse, ma lihtsalt kirjeldan situatsiooni. Toomas Tammik, palun. Ma liigun siis küsimuse juurde tagasi, et kindlasti eestikeelsele hariduse suunas tuleb liikuda, selles ei ole nagu küsimust, pigem ongi see, et siin ütleme, kiire populaarsus taga ajades ei saa ka meie jätta oma maal elavaid inimesi halba seisu, et see nõuab pikemat perioodi, et see ei ole nii, et täna tuleb mõte ja homme teeme ära, et samamoodi kõik need andekad teise riigi kodanikud meil Eestis vajavad seda tuge samamoodi ja tõesti lihtsalt, et see oleks realistlik plaan ja ajakava, millega see ellu viiakse. Oliver Rohesalu, palun. Ma just tahtsin nõustuda kõik nende eelkõnelejatega ja öelda, et me rooliselt ka väärtustame ikkagi omakeelset haridust, et see on eesmärk teha ning ma olen kindel, et me leiame viisi, kuidas saavutada need eesmärgid. Ando Kiviberg, palun. Oli pelgalt repliik, et siin kõlas, kuidas oli see risk selle kohta, et kui me Kremli-meelsetelt võtame valimisõiguse ära, siis me tõukame nad Kremli rüppe, nad juba on seal. Kõik lävepakku küsitlused seniste Venemaa võimuorganite valimise osas on näidanud, et see on umbes 90% nendest, eks seal toetavad Putinit ja toetavad üldse Venemaa võimuparteid ja selles mõttes on juba seal niikuinii. Ainuke võimalus seda protsessi muuta on tegelikult midagi selle vastu otsustavalt ise ette võtta ja näidata oma selgroogu. Valimistest osavõtu protsent Eestis elavate Vene kodanike hulgas on suhteliselt madal, et see ilmselt ei näita seda terviku meelsust. Ma peast seda ei ütle, aga see on ikka üsna madal. Meil on aeg otsa saanud, siis on aeg ka otsad kokku tõmmata. Täname kõiki debatis osalejaid meeleoluka debati eest. Täname ka kõiki vaatajaid ja kuulajaid ning loodame, et tänane debatt oli abiks teile oma otsuse langetamisel. Tuletame meelde, et valimised toimuvad juba järgmisel nädalal, 27. veebruarist kuni 4. märtsini toimuvad eel- ja e-hääletamine. Kui plaanite viibida valimiste toimumise hetkel välismaal, võtke kindlasti kaasa oma arvuti ID-kaart või mobiili-ID. Telefonis ja Smart-ID-ga hääletamine pole võimalik. Valimispäev on 5. märts, mil valimisjaoskonnad on avatud kuni kella 8 õhtul. Ikka, kohtume valimistel. Eesti midagi saab otsustada. Päts loovutas iseseisvuse
Pätsi ajal oli ju oleks nüüd teistpidi, eks ole. Kuule see palka. Naine ja ühe soomlase ootame ära. Aga õpilane enne suvepuhkust tahab oma hindeid parandada, siis tema otsib ise kontakti. Kooli aul läheb ära sinna, kes ei taha seda muuta, sest ta teab, kui tal on valimisi, kõik lubavad raha. Kõik on seal juba kinni pandud, 93%. no sõltub kõik. Poliitilises mõttes on üle 100%. Siis ma pean minema, järelvastajad ootavad. See, mis selle süsteemil oli viga 90. alguses, ma mäletan, kes veel koolidele anti pearaha koefitsiendiga. Talikool sai 1,4, seda nimetan mina halduspoliitikaks. Praegu tehti niimoodi, et maapiirkonnad tehti inimestest tühjaks ja nüüd on metsikult ressursse ja ka poliitikute aega, kuidas inimesi maale tagasi saada. Aitäh. Absoluutselt. haridus töötab päris hästi.